Tere õhtust, armsad inimesed! Täna on esmaspäev, ma pole nii ammu teinud nädalavlogi ja teate, ma tegin siin oma seda rõdunurka, hakkasin, kuidas eesti keeles on, harvestima, nagu neid asju siit ära lõikama, puhastama. Mõned asjad on natuke liigagi palju siin kasvanud. Ma olen siin ümber istutanud midagi. Ma hakkasin siin rõdul toimetama ja siis ma mõtlesin, et ma pole nii ammu teinud mingit nädalavlogi ja et ma teen. Mul jäi üks nädal jäi vahele ka, sest et me olime jälle kodust eemal ja siis ma mõtlesin, et ma teen teile siis vlogi. Ma panen teid natuke madalamale. Et ma teen teile vlogi ja võib-olla siis räägime, mis toimunud on. Igal juhul, update siis. Selline natuke juba võib-olla isegi ära kuivanud on mu piparmünt. Oleks pidanud seda varem lõikama ja sellega tegelema, aga mul ei olnud aega. Seega ma teen seda praegu. Ja selles mõttes, et ega siin midagi ei juhtu ka sellest, et ma seda praegu teen. Nii et lõhnab ikkagi mega hästi. Oleks võib-olla pidanud võtma, praegu panen siia taldriku peale, mõtlen, et võib-olla ma oleks pidanud võtma midagi, kus on natuke rohkem ruumi, sest et mul on siin seda kapsast ja basiilikut on mega palju. Ja mis oli tüümian või? Oli tüümianiga. Või oli see? Jah, vist oli tüümian. Ma ei mäleta enam ise ka, mida ma kasvama panin. Oleme siis mitu nädalat järjest kuskil ära käinud, kuskil külas käinud. Soomes käisime, sõprade juures oleme käinud, et natukene ausalt öeldes hakkan juba väsima sellest, või tegelikult ma olen sellest reisimisest täitsa kurnatud, aga meie reisihooajale paneb punkti reis Itaaliasse, meie perereis. See toimub järgmine nädal. Me alustatsime minna Terracinasse. Aga lihtsalt asjade mingi kokku langemisel, sattumisel, mida iganes, et lihtsalt ei mänginud välja. Ja siis võtsime, et avastame siis uut kohta ja jätame Terracina, ma ei tea, võib-olla kui meil saab mingi esimene pulma aasta või midagi, et siis lähme. Okei, ma lõikasin selle. Ma ei tea, kas need lähevad enam kasvama. Vaatame. Aga vähemalt seda pikka asja on siin nagu vähem. Panen selle tagasi ja siis räägime edasi. Nii, siin on veel üks. Mis asi see ongi? Piparmünt. Vaadake, kui pikad ja nagu püstised need on. Võib-olla sest, et siin ei läinud nii palju kasvama ja siis siin on nagu rohkem ruumi seal. Sõidame Milanosse ja siis sealt võtame rendiauto ja siis sõidame Genovasse. Ma ikka sain aru, et mulle meeldib väga palju rohkem reisida niimoodi, et meil on oma nagu rendiauto ja selline oma ajakava, et me lähme siis, kui me tahame, me liigume siis, kui me tahame. Et sellised linnareisid on ka vahepeal toredad, kus lihtsalt vaatadki, näiteks me käisime, ma olen käinud oma emaga Londonis ja see oli täiega lahe, ma tahaks mõlemad tahaks täiega tagasi minna. Ma tean, minu arust nagu riiki õpib nii palju paremini tundma ja üldse näeb nagu rohkem ilmselgelt, kui sa lähed nendest suurlinnadest eemale, mis on ilmselgelt nagu turistidele mõeldud. Nii et seekord me oleme siis mägedes. Mul on selline piparmündi hunnik. Ma lähen toon mingi asja veel, et ma saaks oma kõik selle basiiliku lõigata ja siis midagi sellele mis iganes see oli, kas oregano või tüümian või
nii et ma kohe olen tagasi. Nii, ma olen tagasi. Ja ma tõin kausid. Ma olen mõelnud, et huvitav, kas naabrid kuulevad seda, et ma siin mingi üksinda räägin. Ja mida nad arvavad. Ma tegelikult sellest on suht suva, mida nad arvavad. Ma loodan, et nad vaatavad mu videosi. Nii. Basiilik. Teate, me oleme nii suuri muudatusi seal elutoas teinud, et te ei tunne äragi elutuba. Wow. Sügis reaalselt hakkab tulema. Nii veider. Mäletan, kui just olid mingi pulmad olnud ja siis ma istutasin neid siin. Nüüd ma juba lõikan. See reaalselt on, mida külvad, seda lõikad. See basiilik on siin nii kaua juba kasvanud, et sellele reaalselt tulevad lilled peale. Nagu, kas see on normaalne, kas neid lilli võib süüa? Ma igaks juhuks lõikan need kõik lille osad ära. Aga huvi pärast oleks päris lahe mingi väikse potikese kasvatada niimoodi. Et see on nagu ainult õitsemiseks. Okei, enne kui ma edasi lõikan ja otsin neid lillestunud kohti üles, siis ma kiirelt vaatan ChatGPT-sse, kas need osasid võib süüa. Ja neid võib süüa. Kui basiilikul on õied või õiepungad tekkinud, siis need on täiesti söödavad. Ka see hele valkios osa, mida sa mõtled, on tõenäoliselt õis või õiepung. Lehed on tavaliselt kõige mahedama maitsega, õied on samuti söödavad, aga võivad olla veidi tugevama või piprasema maitsega. Wow. Mega palju basiilikut. Näitan praegu siin enne koristamist ka veel. Siin on siuksed taimed kõik. Võt. Ja nüüd 3, 2, 1. Nii. Tegin siit kõik korda. Peab seda vist uuesti õlitama, aga siin oli üks veeplekk. Või vesi oli siin peal ja siis jäetis sellise pleki siin. Ma ei teadnud, et õli või seda lakki või seda saab nagu veega lihtsalt niimoodi maha pesta. Nii, siin on mu kartul ikka veel. Siis ma istutasin ümber chillid ja nad siin suures potis hakkasid kohe kasvama. Ma arvan, et neil lihtsalt ei olnud ruumi nendes väikestes kasvada. Siis ühe tomati, mis oli väiksem, ma istutasin siia suurde potti ümber ja nüüd ta läheb siin oluliselt paremini ja ma vaatasin, et siin hakkas üks väike selline veel kasvama. Nii et ma ei tea, kas sellest tuleb ka midagi või mis, aga siin mingi üks oranž juba on ja väga palju selliseid, selliseid ja mingid selliseid, kus siin alles algab ka. Siis siin on veel mõned chillitaimed. Ma vist pean nendele kõikidele oma mingid suured potid kuskilt saama, aga ma ei tea, vaatame, kui see aeg ükskord kohale jõuab. Siis selle ma sain kingituseks. Siis siin on veel mõned tomatitaimed minemas. Äkki ma saan sügisel ja talvel ka tomateid.
siin on need ülejäänud see, ma ei tea, kas see läheb kasvama. Oih, siin on üks pikk veel. Aga vaatame, kas need väiksed nagu kasvavad edasi, sest et ma arvan, et see pott on tegelikult juuri täis. Siin all ei ole midagi ja siis siin on veel paksult tomateid täis ja veel mis tuleb ka. Ma olen siit kõvasti neid suuri lehti ära lõiganud, mis blokeerivad niimoodi, et noh, et nad ei saa nagu punaseks minna. Ja siis siin on ikka veel mu ingver, mis alles läheb. Ma ei tea, kas siit tuleb, noh, eks vaatab, mis sellest saab. Aga selline ta on. Ei ole enam üldse nii roheline ja nii maagiline, kui ta oli. Aga mul on siin veits mulgutanud mõtteid, et mis ma panen siia siis, kui talv on. Sest et tahaks ikka, et siin oleks nagu mõnus. Et võib-olla mingeid väikseid talvetaimi, mis näevad siin mõnusad hubased välja ja ma ei teagi, mul on neid IKEA tähti, mida nagu talvel pannakse ülesse, vaata. Et ma võib-olla paneks ühe siia, sest et mul on siin pistik, aga samas mul on juba see siin. Nii et ma ei tea. Aga rõdu on korras, see ikka pikka aega juba ootas siin mind, et ma teeksin ära. Nii et lähme vaatame siis neid, mis ma siit ära lõikasin. Ja ma ei tea, paneme need kuivama ja siis kuna ma rääksin kaebab, et tal on kõht tühi ja mul tegelikult on ka kõht tühi, siis ma hakkan süüa ka tegema. Ja ma mõtlesin alguses, et ma teen seda chicken tikka masalat. Aga ma ei viitsi lükeldada seda kana ja seal kuuma pliidi ääres seista. Sest et mul toas tegelikult nagu on mega soe. Õues tundub nagu oleks väga külm ja no selles mõttes suht jahe on ikka, aga mul see maja lihtsalt, kus me elame, on nii soe, et mul on selle kampsuniga siin mega palav. Igal juhul. Ma näitan teile, mis muudatusi me siin teinud oleme ka ja need on mul lemmikul muudatused. Thus far. Nii, siin on söögilaua osa. Me käisime Soomes ja seal Soomes oli üks vana asjade laat, selline hästi suur laat. Ja ma olen väga laada inimene ja siis sealt, seal oli üks mingi uuskasutuse sarnane kaltsukas, kust ma siis sain need, mis nad on äkki linasest nagu, ma ei tea ausalt öeldes, mille jaoks neid täpsemalt kasutatakse, aga ma panin siia laua peale. Ja siis need matid, neid tegelikult oli 6 tükki, aga noh, igapäevaselt on neil vaja mingit 4, 3, umbes niimoodi. Seega ma jätsin need teised 2 külaliste jaoks. Aga siis sealt need, minu arust need 6 tükki olid äkki 8 eurot. Siis need, ma ei tea, mingi 5 senti äkki või. Siis selle vaasi muidu alguses oli sealsamas laadal mingi 10 euri, ma tingisin vist 6 peale. Ja siis need lilled minu arust Pepkos on väga tükseid reaalseid või on selliseid võltslilli, mis näevad reaalselt välja ka. Nii et ma ostsin siia sisse süükse kimbukese ja minu arust see näeb väga hea siin sees välja, see sobib nii hästi. Ja siis ma tahaksin sellel väga raami ära vahetada või siis, ma ei ole üldse kindel, kui hästi see siia sobib või nagu, see pole nagu päris see ja see pole keskel, mis mind täiega häirib. Ja ma kuidagi ei saa üldse seda sinna keskele paigutatud. Ma olen sellega siin jamanud, aga no ma ei tea, vaatab. Igal juhul, see pilt, see oli seal samas kaltsukas 9 eurot. Ja siis ma tegin selle raami natukene tumedamaks, aga see läinud väga palju tumedamaks ja siis sellepärast ma mõtlengi, et võib-olla paneks lihtsalt nagu moodsama raami. Siis see taim elab nüüd siin. Võtsime selle magamistoast ära, tal oli liiga vähe valgust. Ja arvestades, et meil on kõrged laed, siis see taim on siin
hiiglaslik ja üks väike juba tuleb juurde ka. Ja talle kogu aeg tuleb aina juurde ja aina juurde. Selline hiiglaslik. Siis siin on nagu ikka meie kohvikapikene, kuhu ma tahaks siia neid matti ja tahaks siia taha nagu selliseid stick-on tilese ja üldse teha seda ilusamaks siin. Aga ma pole jõudnud sellele keskenduda hetkel, nii et las ta olla. Ja siis suur muutus. Tada! Ma panen siit kaardina ette, siis on võib-olla natuke paremini näha. Nii, siin on mingeid asju veel on, mida ma tahaks võib-olla välja vahetada, aga samuti selle sain Soomest nende sõprade käest, kelle juures me käisime ja minu arust see tekk on reaalselt kõige ilusam tekk, mida ma näinud olen. Ma ei tea, miks mulle täiega meeldib selle muster, see sobib siia nii hästi ja lihtsalt need värvid on kuidagi nii mahedad ja lähevad nii hästi omavahel kokku ja ma reaalselt pidin pikali kukkuma, kui ma seda nägin ja see on niisugune mõnus villane tekk ja see sobib lihtsalt mega hästi selle sama tumba peale, mis siin on. Siis need pruunid diivanid me panime tagasi siia. Ma tahaks need padjakatted kõik ära vahetada, sest need sobisid selle sinise diivaniga palju rohkem sellega. Aga ma pole lihtsalt jõudnud minna vaatama. Siis siin on Solli sinine see kotttool, mis tegelikult on ausalt öeldes isegi päris mugav vahepeal, kui ma tahan nagu istuda siin ja siis teha siin mingi nurga peal oma mingeid asju. Siis on siin uus konsoollaud ja siis selline väike lauake siin kõrval. Okei, tegelikult ma alustan siit. Ma selle, see riiul, ma tegin selle täiesti ümber. Selle küünlajala ma sain ka sealt Soomest, ma ei mäleta palju see oli, ma pakun, et mingi 4-5 euri, midagi sellist. Siis need on uued Margi mingid viskiklaasid, kui ma õigesti mäletan. Ja panin siia hunniku raamatuid, mis väga hästi lähevad meiega kokku. Itaalia veiniraamat, Itaalia veinid, teed ja siis, ma ei tea, mis see on, veiniraamat. Need olid juba meil seal kontoris olemas. Siis minu üks vaasikene. See vaasikene ma sain ta samamoodi Soomest. Ta millegi pärast ei fokuseeri. Nii. Ma sain ta Soomest ja mulle täiega meeldib. See on selline savist, nagu ei ole masstoodang. Täiega ilus, suur. Ja siis samamoodi Pepcost sain need valged lilled siia peale. No need rohelised on ilmselgelt näevad võltsid välja. Või kui sa kaugelt vaatad, siis tegelikult on fine. Aga see kollane kimbuke ise siin peal on minu arust nii ilus. Siis telekas nagu ikka. Ja siin all on meie õhupuhastaja, kõlar, korvikene, kus sees ma tegelikult peitsin ära hunniku juhtmeid ja tegelikult siin ääres ja all, kes seda ma pean kohendama. Aga on täiega neid juhtmeid näha ja ma ei tea, mida teha nendega. Siin on meie robottolmuimeja. Siis selle pildi ma tahan siit välja vahetada ja siia taha me ostsime ühe pildi, nagu ühe New Yorgi pildi ka sellelt, mis see oligi, sealt uuskasutus või kaltsukast. Ja tahaks seda siia taha panna ja see on siuke hästi suur kuskil, mingi selline. Ja ma arvan, et see tegelikult, ma ei tea, sinna nagu sobiks midagi, aga ma ei tea, ma ostan sellele raami ära ja siis vaatame, kas see sobib sinna või ei. Siis selle lambi ma võtsin kontorist, sest et seal oli mingi 10 erinevat lampi. Ja ma ei teagi, kumb mulle rohkem meeldib, kas see, et on sirge või see, et on nagu natukene siuke kahtlane vaata. Need tahikäärid, võtta jälle on udune. Need tahikäärid ma sain, ma pakun, et sõbralt sõbrale mingi aeg tagasi juba ja need on nagu päris antiiksed tahikäärid. Ja need on nii ilusad, mulle täiega meeldib ja ma tahaksin
mingit Woodwicki nagu suurt küünalt siia peale, midagi, mis lõhnab mega hästi ja sügisel on nagu täiega mõnus seda siia panna, kuigi ma natukene kardan ausalt öeldes nende kardinate pärast. Ja seal all on, ja siin all on jällegi võib-olla lihtsalt mingid raamatud, mis nagu värvide poolest lähevad siin elutoaga kokku, aga midagi, mis võib-olla meid natuke rohkem huvitavad ka. Ja jah, see ongi kõik. Kardinad tahaks veel välja vahetada, sest et need on reaalselt ikka veel need kardinad, mis me võtsime eelmisest korterist. Ja see äär siin on nii kole, sest et seda põrandat ei ole vahetatud mingi 25 aastat. Ja ei taha üldse seda radika äärt ka siin näha. Nii et korralikud kardinad tulevad siia. Ja siis tahaks siia mingit pilti võib-olla veel, sest et seal on nael olemas ja siis kui ma tegelikult ideaalis praegu on siin 3 erinevat paani kardinaid, aga ideaalis tuleb siia 4 veel, sest et seal on tegelikult need asjad olemas. Nii et ma ei tea, võib-olla tegelikult see on siis tegelikult kaetud selle kardinaga, et siis pole sinna mingit pilti vaja. Aga jah, ja ma ei teagi, mis veel. Köök nagu köök ikka. Siin on mõned hunnikud. Ja muna. Väga palju muna saime Soomest kaasa, mis on väga tore, sest et me kasutame seda kogu aeg. Ja kuna Sollile me saime uue laua, siis tema laua ma võtsin siia endale, sest ma tahtsin meigilauda omale. Ja minu arust see sobib siia nii palju paremini. Mu föön seal, meigikott, mis tegelikult käib seal sahtlis. Ja siin on see peegel ja mul tegelikult on nagu tuled ka, mis mul siin käivad, aga need on praegu kontoris. Ja nüüd see peegel on siin, sest et me tahtsime, et see peegel siia jääks, sest et Mariet on siin nimärki. Ma kogu aeg nagu tahan teha pilte kodust, sest et minust mingid vaated siin on nii ilusad, aga muidugi ma ei oska üldse teha seda nii, kuidas ma ise näen seda. Tere hommikust, appike. Ma toetasin oma kätt siia. Kell on mingi 9. Ma tegelikult olen üleval olnud juba mingi 7:30 äkki. Istusin siin, lugesin ja tegin oma mingeid asju. Ja siis mõtlesin, et võib-olla peaks oma hommikut alustama. Või tegelikult ma hommikut juba alustasin. Lihtsalt peaks hakkama toimetama. Ma eile tahtsin tegelikult täiega proovida oma neid uusi juukseasju, mis ma ostsin. Aga ma olin nii väsinud õhtul, et ma reaalselt ei jaksanud. Ma tegin mingit tööasju. Ja siis läksin magama ja ma jäin reaalselt kohe magama, kui mu pea patti puudutas. Aga lähme vaatame, mis on vaja teha. Nii, siin on vaja need pesud kokku voltida ära panna, voodipesud kokku voltida ära panna ja siis meil on mitu hunnikut pesu, mida on vaja pesta, sest et meie elurutiin viimased mingit aega on olnud selline, et me pakime, siis käime kuskil ära, siis tuleme tagasi, siis peseme pesu, siis jälle pakime, siis käime jälle kuskil ära, siis tuleme tagasi, peseme pesu, pakime. Nii et praegu on viimane kord, kus ma pesen pesu ja siis uuesti pakin, sest et kui me järgmine nädal Itaaliasse lähme, siis selle jaoks võiks olla puhtad riided. Ja pean hakkama selle jaoks valmistuma ka natukene mõttes looma omale mingit listi, mida on vaja kaasa võtta, aga ma siis alustan selle pesu pesemisega siin. Ja ma vaatan, mis mu seelikuga juhtus. Appikene mu sõrmus on see. See ei ole küll mu pulmasõrmus, ma sain selle sealt laadalt. Sealt Soomest, vaata. Igal juhul mu seelik. Mul läks pastakat siia.
ma ei tea, kas ma saan maha, ma proovin sapiseebiga. Aga kui ei, siis oh well. Pole midagi teha. Äkki ma saan siis sellest midagi muud õmmelda. Sest praegu mul on õmblusmasin Margi emalt laenatud. Ja ma saaksin tegelikult siin on veel seda pastakat, ma ei tea, ma vaatan, proovin maha saada. See väike pilvekene seal looks crazy. Nii huvitav pilv. Little things that bring me joy. Nii palju helisid oli seal. Sorry, mul pole praegu mul seda tripodi. Nii et te olete lihtsalt mu laua peal siin. Aga ma just tegin veits mu juukseid korda. Siit alt ei saanud nagu väga, aga noh. Pole minu asi, mis siin teisel mul pead toimub. Aga ma pole kordagi vist nagu, noh, ma olen föönitamiseks seda otsa kasutanud nagu lihtsalt nagu kuivatamiseks või siis mul on lihtsalt nagu selle otsaga föönitanud, eks. Aga tegelikult peaks see ots olema, ma ei tea, kuidas see töötab, aga see peaks olema nagu selline, et see võtab kõik need väiksed juuksekarvakesed nagu silub ära. Praegu mul pole väga. Aga ma tahaks ikkagi proovida, ma ei tea, kas see käib kuidagi niimoodi või? Proovime. Appi niimoodi müristab õues. Ma ei tea, millise poolega ma seda... Ei. Panin külma peale, vaatame, kas sellega töötab. What? Literally. Ei. Ma teen ainult hullemaks. Sest et... Okei. Ei, ma ei hakka sellega tegema praegu, ma pean pärast vaatama, kuidas see käib. Vot. Okei. Nii. Nüüd lähme värvime mu kulmud ära. Ma ostsin uue kulmu värviga. Ma ostsin sellise uue, ma tavaliselt ostsin kaubamajast oma kulmuvärvi, aga ma seekord ostsin Prismast, sest et ma ei viitsinud üldse minna eraldi kaubamajja, vaid palju suuremad need, siin on su värvlis, see on see aktivaator. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, activator. Ma ei tea, miks aga minust see on nii satisfying on teha selle otsaga see katki alati. Igast mingi ravimite nendel, või kreemid ja kõik siuksed asjad.
nii, ja ma tavaliselt panen natuke seda. Ja siis ja siis põhimõtteliselt, no proovin panna sama palju seda aktivaatorit ka. Niimoodi, et on nagu üks ühele. Segan ära. Huvitav, kui kaua ma seda hoidma pean. Jah, üks ühele. Siin on soome keeles. Nii, see oli mu kulmud valmis. Tegelikult tuli isegi päris head. Üks paar tundi läheb aega, et näha seda päris värvi, aga vaatame, kus see on. Kas need siit tulevad välja. Ja ma kasutan selleks ülejäänud seda sapiseepi, mis mul siin on. Anyway, yeah, so this is me, this is where I'm at right now. I hope you guys are all doing okay. I didn't want it natuke tuleb. Sometimes the content that we absorb. Ja see nüüd täielikult tuleb maha. Maybe 20, 40, 50 minutes. Aga ma panen pessu ja vaatame. Nii, Mark tuleb varsti koju. Tal oli ta mingi esimene kohtumine. Ja ma näitan teile seda salatit, mis ma eile tegin. Minu arust ma ütsin ka teile. Ütsin, eks. Aga see on siin poti sees, sest et mul reaalselt ei ole piisavalt suurt nagu asja, mille sisse seda panna, mis mahuks reaalselt külmkapiga. Aga ma tegin sellise pastasalati. Ja ärge Margigi öelda, aga minu arust millegi pärast, ma ei tea, kas see on selle uue soola pärast, mis meil on, või mille pärast. Aga siin on veits nagu maitseb nagu kala. Ei, täna ei ole. Äkki ma lihtsalt kujutsin ette omale siis seda. Mul oleks soola vaja juurde, ma ei tea, mulle eile tundus nagu on piisavalt. Aga täna sõin siis ei olnud absoluutselt piisavalt. Ma teen siia küll kana soojaks kõrvale, aga siin salatis on tomat, pasta, lahja hapukoor, majonees, muna, kurk, siis salat, mis ma eile rõdult võtsin. Kas ma peekon juba ütlesin? Midagi oli veel. Tomat, kurk, salat, muna, pasta ilmselgelt. See vist kõik ja maitseaineid. Seda basiilikut panin ka natukene, mis seal rõdul oli. Ja väga värske, väga mõnus. Täpselt siuke kiire asi, mida võtta külmkapist ja süüa, kui on lõunapausi aeg. Ma mõtlesin, et ma natukene mingi osa sellest basiilikust panen siia, pürestan ära ja teen need jääkuubiku need kuubikud põhimõtteliselt, mis ma saan lihtsalt kastmetesse igale poole panna supi sisse. Ja siis natukene kuivataks ka, et siis ma saan mingi pitsa peale umbes niimoodi panna, nagu kuivatatult. Ja ma ei tea, ma panin lihtsalt vett ja õli. Vaatame, kas töötab.
lõhnab väga hästi. Väga värskelt. Okei, siis on tehtud, see läheb külmkappi kuni üle homseni ja siis mu ema laenab mulle neid kuubiku seda asja. Jääkuubiku vorme on see sõna äkki. Ma panin siin piparmündi, basiiliku, tüümiani äkki. Peaks minema vaatama lõpuks, mis asi see on. Aga no ütleme tüümian. Panin kõik nad siia ahjuplaatidele ja ma hakkan neid ahjus kuivatama. Ma loodan, et ma teen seda õigesti. Ma lihtsalt panen hästi madalale kuumusele. Ja siis hoian neid mitu tundi, kuigi ma tean, et nad peaksid olema nagu mitte nii paksult nagu ühe kihina, aga mina ei tea, ma lihtsalt vahepeal segan neid ja keeran neid, nii et siis vaatame, mis saab. Mees jõuab koju, kohe on. No kus toit on? Miks sööti pole laual? Söök ongi laual. Nali ta tegelikult ei öelnud nii. Vähemalt selle mõttega mitte. Me sööme täna lõunat rõdul. Sööme lõuna ära ja siis Mark läheb tööle tagasi ja mina teen oma asju edasi. Ja mu armas ilus naine jääb jälle üksi koju. Ma just mega pikalt postitasin oma Instagrami highlightsi need suve igast mingid pilte ja videosi, mis me teinud oleme. Ja see võttis nii kaua aega. Aga ma istusin tegelikult maha, et lugeda seda Eino Baskini raamatut Naer läbi pisarate, mida ma olen juba 20 lehte lugenud. Ja oli siiamaani on olnud nagu väga huvitav. See kuidagi, see nii mõnusalt viib nagu sinna jälle 80-ndatesse, 90-ndatesse sinna mõnusasse ajastusse tagasi, mis mulle täiega meeldib. Ja ma tegin selle raamatu lahti ja siis avastasin, et mul oli seal vahel näomask, mille ma olin täiesti ära unustanud, nii et teil õhtul näomaski ka äkki. Nii, panin ennast valmis. Lugesin raamatut mitu tundi. Või mis kell on? Võib-olla mingi 1,5 tundi äkki. Nii hea raamat on see Eino Baskini raamat ikka. Aga nüüd ma lähen Solarisse, ma tagastan selle Solli koolivormi mütsi või vahetan välja. Siis ta koolikott jõudis ja siis mingi asi oli veel. Mul oli vaja pesuäädikat osta. Nii et lähme teeme seda kõike. See on ilus ilm, ma isegi tea, mida selga panna, sest et suhteliselt tuuline ja süke külm tuul tundub olevat, aga väga kuum päike. Reaalselt just hakkasin minema välja, et minna poodi ja teha kõiki oma neid toimetusi. Ja siis Margi isa helistas, ütles, et tuleb toob mu peegli ära. Nii et ma ootan kuskil 10 minutit ja lähen siis. Hea, et ma ei jõudnud juba välja minna. Vaid, et ma joogutasin ja võtsin oma aja siin. Muidu ta oleks jõudnud niimoodi, et mingi oleks kodus olnud või siis ma oleksin pidanud ummis jalu tagasi jooksma. Aga jah. Aga nii et jah. Oota, ma vaatan oma nimekirja, mis mul veel vaja teha on, sest mul on suurt enamus asjad tehtud. Nii, kõigepealt ma pean Solli koolivormi selle mütsi ümber vahetama, sest et see saadeti vales suuruses. Siis pesuäädikat on vaja. Ja koolikott on vaja võtta. Ja siis jah, see oli kõik. Kas ma tahtsin ühe mingi riili filmida? Võib-olla midagi küpsetada õhtul. Siis trenni teha, jalutada.
ma tahaks väga jalutama minna, aga samas ma ei tea, kui mingi kahtlane ilm on, siis pole kindel. Aga trenni tahaks kindlasti teha. Aga ma ei viitsi jalutama minna, kui mingi mega päikseline on. Tahaks nagu rahulikku õhtut ja siis jalutada. Igal juhul, ma ootan ta isa ära ja siis lähme poodi. Solli koolikott, appikene. Siin on reaalselt kunstmuru. See on nii armas esimese klassi poisi koolikotti. Siin on reaalselt jalanõu. Täiega mõnus. Selle saab siit kinni panna. Mingi ergonoomilise seljaga ja värke. Kohe vaatame, millised sahtlid ja asjad siin sees on. Nii. Ise see koolikott on täiega mõnus. Siuke tundub raske, aga tegelikult ei ole üldse. Nii. Siin teed esimese selle lahti. Ja siin on isegi pall sees. Jalkapall. Ma pakun, et see on, ma ei tea, mingi jalanõude jaoks. Või ma ei tea, toidu jaoks. Siis on esimene suurem sahtel, kus on selline väike taskukene ja 3 seda pliiatsi seda. Ja siis on külje peal. Okei, võib-olla üks asi, mis mulle ei meeldi, on see YOLO logo siin. Mis selle niimoodi siia umblevad. Teisel pool ka. Appi ja siin all ka. Okei. No see on nagu, okei. Igal juhul siin kõrval 200 veepudeli või mingit hoidjat. Ja kõige suurem sahtel, on lihtsalt suur sahtel ja siis siin vist on see kotis kile, et kui vihma või midagi sajab, et siis paned kotile peale. Ma ei kujuta ette, kas kunagi ta seda kasutama. Ai, see on. See on vist tagasi saatmiseks, ma arvan. Ja huvitav, see kott arvatavasti oli selle kile sees. Ja keegi vast võttis välja selle. Igal juhul. Ei, väga mõnus koolikott. Ja see kunstmuru on siin küll. Väga naljakas. Minu arust see on nii sollilik koolikott lihtsalt. See on nii soll. Mulle meeldib, et see ei ole mingi hiiglama suur, need nagu suured mingid mega rasked nagu sellised, vaid see on lihtsalt täiesti tavaline kott, mis on nagu lahtritega värki. Täiega nice. Nii meeldib. Nii, ma räägin vaikselt, sest et Mark magab. Aga ma teen selliseid mingid mustika rollse. Ma vähemalt täna alustan sellega. Ja homme saan lõpetada. Ja siis ma teen neid nagu küüslaugu selliseid saiu. Aga ma teen ainult selle taigna. Ja siis edasi mul on endal üks mõte, mis ma tahan teha. Aga lihtsalt, et mul on need. Aga lihtsalt, et mul on kõik need. Aga lihtsalt, et mul on kõik need kogused ja asjad siin olemas. Siis ma ei pea ise leiutama hakkama. Ja jah, ma hakkan seda siin tegema. Proovin vaikselt teha.
ja mu see on ka siin väga aktiivne, nii et ma panengi oma taignad siin valmis seisma. Ja siis saab homme saia süüa lõpuks. Nii, siin on valmis mu see küüslaugu saiatainas. Ja siis siin on see magus. Ja nüüd jäävad nemad siia ootama. On siin see koolikott oli seal sellega kastiga. Aga mille jaoks see on või? Ma tahan ühte asja teha sellega, ühte videot. Bye. Sa just näitasid mulle thumbs up'i või? Nii, ma tegin just seda videot. Siis kui ma pärast seda, kui ma käisin seal MyFiti Barres, siis ma olen teinud kodus ka neid. Aga teate, mitte ükski ei ole nii intensiivne, kui see MyFiti oma oli. Nii et ma arvan, et ma pean meelde tuletama selle, mis seal oli. Või siis uuesti minema lihtsalt. Aga ma ei tea. Ma tegelikult tühistasin omal MyFiti ära sellepärast, et ma ei jõudnud seal kunagi käia, kuidagi aegadega ei klappinud üldse ja mul lihtsalt kodus on nii palju kiirem teha trenni. Seega ma mõtlesin, et kuna kontor on põhimõtteliselt tühi praegu, või noh, jah, et kuna see on tühi, seal on ainult kontorilaud, et siis äkki ma hakkaks või teeks sinna mingi ajutise nagu sellise trenni tegemise stationi. Mingi matt ja hantlid ja peegel ja mingid siuksed asjad. Ja ma mõtlesin, et see kõlari, mis magamistoos on, võib-olla ma paneks selle sinna. Sest et muidu, kui ma tahan nagu muusikat kuulata, tuleb siit. Et kui ma tahan muusikat kuulata, siis ma pean elutoast panema, aga seal ma saan lihtsalt seal panna ja siis teha trenni ja mingi akna pärani lahti, nii et õhku on ja igal juhul. Ma proovisin seda peeglit siia, aga ma ei tea, mulle väga ei meeldi vist see. Tundub liiga palju asju, mulle ei meeldi nii palju asju. Nii et ma ei tea, aga muidu see põhimõtteliselt teeb seda, mis ma mõtlesin, et see teeks, et see on nagu teine aken, millega näeb täpselt seal kohas on tavaliselt päikseloojangud.